täna on meie matka 3. päev. Läheme Kozieliska orgu ja siis vaatame, kuidas meil jaksu on, kui lihtsad need rajad tegelikult on või rasked. Ja siis jooksvalt otsustame, kas me lähme mõnda koopasse ka, mingisse mägionni, sellepärast et igal pool on mingisugune raskus kindlasti tee peal ees. Nii, aga ma näitan teile nüüd. Rõõmsaid nägusid, Aimar, näe, elus. Nii, Triinu, kus sina oled? Elus. Ja siis näitame, kus inimesed tahavad kõik minna sellele Kozielitska, sellele rajale, koobastesse. Ja siis siin on mingi kiri kalju peal, mida hetkel ei näe kokku lugeda, aga vist on midagi tähtsat. Me vaatame igasuguseid ojasid ka, kuristikke ja nüüd me läheme kõik rõõmsalt. See peaks olema sedasi, et see põhirada peaks olema circa 10 kilomeetrit ja kui me võtame ühe koopa, siis koopa nii minek on 2 kilomeetrit pluss see, et seal koopas sees seal tuleb ka mingid tugevad kilomeetrid käia. Jaa, ilus. Praegu rohkem ei oska kommenteerida. Vaatame siis, mis saab. On ju, Triinu? Aims? Jah. Yes. Igaks juhuks on meil vihmariided täna kaasas. 2 päeva, mis me oleme käinud. Vihmariided ei olnud sellepärast, et ei lubanud midagi. Aga täna vaatame taevasse. Täna lubas kella 11 alates äikest lööma hakata. Mis see kell on praegu? Kell on 9 hommikul praegu. Aga kohe hakka väikest lööma. Mõne tunni pärast. Vaatame taevast. Aine. Ja taega siis praeguseks. Tõeliselt värskendav, jah? Esimene oja külastus. Mööda on läinud, ma ei tea, päris kilomeeter vist ei ole. Aga tunne on küll selline, et ui. Oleme käinud juba terve igavik. Triinu, mul on kaamera käes nagu. Nii mõnus vesi. Ja rahvast tuleb jätkuvalt. Aga see pidi olema lihtne rada. Vaatame. See pidi olema lihtne. Käruga läbitav. Ratastooliga läbitav. Väikesed lapsed peavad jõudma seda läbida. Ja mis on huvitav, me oleme peaaegu kilomeeter maha käinud ja ma ei jähigi praegu veel. Ma ei jähigi veel, jah. Pole ühtegi tõusu veel olnud. Jah. Nüüd vaatame, kuhu me siis täpsemalt läheme. Et me läheme sinna Ornäkki. Tund 20 minutit, mis tähendab seda, et see on roheline rada. See on 1 aste madalam kui must rada. Tundub, et ma varsti ikkagi hakkan nähkima. Nii, kui me sinna poole läheme, siis meil on 3 tundi, kui me tahame punast rada minna. 4 tundi peaaegu. Ei, ja neid mustasid me ei võta. Järelikult me läheme ikkagi siia. Niimoodi. Hakkame siis minema. Läheme siit silla pealt. Nii, sinna me kindlasti ei lähe. On ju? Jätame meelde. Neid radasid me väldime, seepärast need on mustad. Või tahate minna sinna mustale rajale või? No. Aga, vaatame, kuidas ta siit välja paistab. Siuke täitsa ilus ju siit tundub. Ei mingit tõusu praegu ei ole. No läksime. Ja raisk aega siin. Mingi vee vulistamise peale.
need teised inimesed, need ei ole meiega tegelikult. Siin lihtsalt on nii palju rahvast kogu aeg. Väikene pühakoda. Ave Maria. Saad pikniku pidada, istuda vett, tähendab istuda ja juua vett, koguda jõudu. Aga meie praegu veel ei vaja seda, meie lähme edasi. Jalutame mööda orupõhja, naudime mäestike vasakul ja paremal, ilusat metsavaadet. Mida te räägite? Et sa peaks oma saat tegema. 2 kange. 2 kange on 3 lolli. 3 luuserit. Kes ei oska kaarti lugeda? 3 luuserit Itaalias. Itaalias? Jah, mis sest, et Poolas, aga me oma arust oleme Itaalias praegu, sellepärast me täpselt ei mäleta, kus me tulime. Ja vaatavad, et on palju raha sellest. Ja siis me mõtleme veel seda, et me läbime ainult kergeid radasid. Loeme kaarti väga täpselt. Päev oli juba 22 000 sammu. Esimene päev. Jah, kus me mõtlesime, et me teeme ainult 8 kilomeetrit maksimaalselt. Aga tuli vist 17 või midagi siukest, meil said kõik telefonid ja kõik võimalikud aparaadid said tühjaks. No, aga ega siis me ei lase nina norgu. Me tulime ju ometigi matkama, ega vahet ei ole, kas me oleme nüüd siin oma teada Itaalias või tegelikult oleme Poolas, Sakopanes. Ikkagi on ilus. Või Tammiste metsas. Ja me ei ole Tammiste metsas. Tammistes ei ole siukest ilu. Tähendab on, aga mitte selline. Noh, millised kaljuservad. Ma ei oska AI-l lasta teha. Me peame ise. Triinu, sina oled AI. Kuna siis raskemaks läheb, praegu on küll nagu liiga kerge rada. Kohe tuleb sein ette ja hakkab ronima. Ja siis mõtleme, oot, me tulime ju sinisele rajale, kuidas see nii raskeks läks järsku? No praegu me nägime, seal noole peal oli roheline jutt, järelikult me oleme rohelisel rajal. Okei, vaatame natuke aja pärast jälle. Jah, siin on see esimene nõrk, kes ei jõudnud mäkke. Nähtavasti ta komistas ühe kruusakivi otsa, aga noh, me ei tohi norrida niimoodi. Tegelikult on see raudselt midagi väga olulist. Me lihtsalt praegu ei tea seda. Kui me kunagi ära tõlgime, siis me teame. Tema tõttu tekkiski kruusakivi. Jah, Komistas ühe kivi otsa ja läks poolneid. Täpselt, Triinu. Noh, meie saate nimeks saabki 2,5. Ei tea kus. 2 Jah. Nii, vaatame, kuhu me ei lähe, sellepärast, et me näeme, et see on must rada, sinna me kindlasti ei lähe. Küll on ainult 30 mintsi minekut, on ju. Me oleme siiamaani, tähendab, mitte oleme, vaid pole aru saanud, kelle järgi see 30 minutit arvestatakse. Kas kõige kiirema või kõige aeglasema? Meie ei lähe teelt kõrvale. Meie ei lähe teelt kõrvale. Ma pean teile järgnema siis või? Jaa, 2 kapterit, 1 oli. Okei, aga silt ei näidanud siia poole ju. Mitu korda enam ei ole näinud. Aga vaadake, seal otse ees on mingi roheline silt. Lähme vaatame. Ilus oja, vaata, kus aurab. Mis asi? Vägi nähtud tuleb praegu. Jah. Nüüd lähebki jahedaks või? Nüüd ma ei võtnud dressipluusi just kaasa. Kohe iga külm on. 29 on kindlasti praegu. Hommikul. 29,5. Ja. Pakun 30. Ei, 29 ja 3 veerend. Vaadake, sinine rada. Näha ei ole
on sinine kohe mäest üles. aga see on siiski sinine. Sinine on kõige lihtsam rada muideks. Äkki siin on see, et roheline kõige lihtsam. Oi, vabandust. Jah. Mida? Jaa. See kõik on. Ma arvastasin. Ma ei saa. Me ei vali nii lihtsalt rada nagu sinist, me tahame rohelist minna. Vau, vaata seda lugu siin. Vaata. No. Äärde. Vaata, kas vingerdab. Ilusus. Lähe. Mina ei tea, kes see on. Mingi tüüp. Kellegil pidi tulema kollased põsed, aga ma ei tea, kellel. Aga ikka vaatamas, kui sattus. Jah. Pojakene või? Emme on kuskil seal kivi all peidus kindlasti. Kuule, ega me mingid nõrgad pole. Ma ei tea, lähme. Kui. Seda valitsust saab läheb. Ja. Peale. Tagasi. Nii. Vaatame. Tulevikus tuleb siin lahti käiv sild kindlasti. Uhked valgustused ja värgid. Plekk on pandud sinna sama peale. Mis asi, plekk või? Vaat eraldi nagu katte. Siia. Ulu pärast nagu. Ei tea. Jah. Nii, vaatame. Jällegi tuli üks märk. Vaatame, mis siin kirjas on. 50 mintsi ainult käia. Ja 50 mintsi on tagasitee. See kiri on tagasi. Ornak on see, kus me minna tahame. Me just mõtlesime, et me tahaks midagi ekstreemset vahepeal võtta, et läheme siit trepist ülesse. Aga ets ka, me ei võigi minna. Silt on pandud. No hea küll, me võtame siis selle lihtsama tee. Läksime. Me ei mahu tee peal ära lihtsalt. No linnapreili istunud siis. Joogipaus. Joome ka.
filmin ennast ka, kuidas ma joon. ma arvan, et kõik näevad, et sa teed seda. Kõik näevad, et ma joon. Kohast viina. Mis asja? Kohast viina. Kohast viina. Kohast valge. Juba puhkasid olema. Sa ei istunud. Mis asja? Kohe. Lähme siis edasi. Liiget lihtne rada on praegu, on ju üldse ei pea pingutama. Jalad ei ole üldse väsinud ega. Pistab. Ainult pistab. Mõnus praegu oleme sedasi metsavarjus ka siin. Päike ei paista otse peale. Täitsa okei on jalutada. On jah? Kes see aivutab nii suure suuga? Nii igav on, et lausa magama jääb siin. Mis sina arvad? Mina ka magamata täna. Ja ma olen ka magamata. Mina väga palju magasin. Sina ei kuulnud mitte midagi, on ju? Ma magasin. Ma ei teadki kuulma, magama peab. Meil oli ikka mega palav. Ajasid teki pealt ära, vahet ei ole, kas sul on ta peal või mitte peal. Nii mega palav. Voodi krägises iga väikese liigutuse peal. Padi oli kõva. Kõik asjad. Mis sul veel oli lisaks? No kokkuvõtteks. Tahan koju. Kiriku kellad ja auto, mida. Tahan tipsi juurde, on ju? Issi, sinul sobib seda öelda. Tahan tipsi juurde. Traktorite juurde. Traktorite. Tahaks juba Tenelle. Ja sina tahate Nelle juurde, jah? Okei, aga tõsine töönädal on ees alles. Täna esmaspäev alles. On ju? Jah. Meil on ikkagi veel mitu päeva matkata ka. Räägin, tõsine töönädal on veel ees. Meil on ikkagi veel teisipäev, kolmapäev, neljapäev. Ei, neljapäeva ei ole. Teisipäev, kolmapäev, 2 päeva ainult veel. Neljapäev on linnamatk. Neljapäev oleme Krakowis. Ainult 2 päeva. Kollane võtame teele. Kollane? Meil kohe tuleb midagi uut, nagu näiteks kollane rada. Ei tea, kus raskusastmesse see kuulub veel. Vaatame, mis asi. Siit saab Krakowisse või? 55 minutit. Muidugi ei saa. Aga sinna me ei lähe. Tundub suht kivine tee olema. Ei tea, kas need inimesed on õnnelikud, et nad selle tee ära tegid seal. Aga meie läheme siiski oma liiga lihtsalt rada pidi. Ühtegi põlvetõstet pole täna jõudnud teha veel. – 27 kraadi peaks praegu olema meil siin orus sees. Vahepeal on sellest ojast eraldub päris kõva niiskus ja selline jaheda mõhk, mis on väga mõnus praegu. Linnud laulavad päris kõvasti. Vesi vuliseb. Vaatame seda. Äkki siit saab mingit mägironimist teha. Koopasse minekut. Aga sinna me ei lähe. Vaata, kui tore silla äär. Ma arvan, et me olemegi nüüd jah, siin ilusas orus. Vaata, see suure kalju alt tuleb siuke vesi. Kalju seest.
vaata, kui pikalt on neid ilusad poste tehtud siin. Ma kohe vaatan, mis asi see on. See oli üks see org ju, või see üks koobas, kus... Ossa, vaat. Oot, ma korra lähen siit üles natuke maad. Selline ülesse minek on nüüd ühte orgu, kus ketist hoiad kinni ja lähed. Mitte orgu, vaid koopasse. Ja loomulikult kõik on omal vastutusel. Aga ma usun, et me ei hakka sinna minema. Me jätame seekord vahele selle. Aga uskumatu, keegi tulebki sealt alla. Keegi tulebki sealt raja pealt. Äge. Ma pean tegema siit ikkagi selle video sellest metsast. Kuivanud tikud ainult püsti igal pool. Jällegi selline rada, mida me ei tea, kus ta lõpeb ja mis ta lõpeb, seepärast siin levi pole ja täpselt õigesti ei saa nagu näpuga järgi ajada. See nimi, mis meil kogu aeg siit läbi jooksis siltide pealt, seda me pole tükk aega näinud. See lõppes kindlasti ära, ammu juba. Me läheme lihtsalt veel edasi, ei tea kuhu. Aga no varsti tuleb mitme teerist. Ehk seal on mõned sildid. Nüüd tulebki, jah? Okei. Nii. Vaatame, mis meil siin on. Sinna me kindlasti ei taha minna, mis on 3 tundi ja 55 minutit. Seal on mingi mustrada. Ei, me seda ka ei taha. Vaatame, mis need teised seal olid. Kuule. Meie kollane rada lõpebki seal ära. Leidsime lõpuks selle oodehega. Jah. Ja seal on mingi majakene. Me ei eksinudki teelt. Nii et lähme aga sinna. Kuna aega ei olnud peale märgitud, siis nähtavasti me oleme suht kohe kohal. Triinu on juba väga läbi omadega. Täna on siuke igav rada, mingeid tõuse ei ole. Lihtsalt kõnnid ja kõnnid. Siin metsa sees on mingi maja. Äkki see ongi see sama maja, kus me peame minema. Vaatame, mis seal huvitavat on.
on ju, Triinu, väike üllatuse hetk tuleb nüüd. Mis selle raja lõpus on? Suur parkimisplats või? Äkki saab takso? Ma tegin nalja. Triinu, ma tegin nalja. Siin ei ole taksot. Siis peab minema ikkagi jala tagasi. Mis asja? Jah, võib-olla küll. Jah. See on selle raja teine ots. Võid autoga siia tulla ja alustada teistpidi seda rada läbi käimist. Vägev, vaatame järgi. Vaatame, mis siia kirjutatud on. Dobra telefon, moment. Daj mi ja zrobię. Kuba, zrób mi zdjęcie, żeby Mis on? Terviseks. Ma mõtlesin, et nüüd hakkas ukse. tak, żeby kamilku było wiele. A ile metrów? Lähme vaatame sisse. Siin on mingi hinnakiri. Siin on kaart. See on see kaart, mis minu läpis ei tööta, seepärast et levi pole. Vett. Ja siin on ilus söögikoht. Päris suur. Kas me tahame süüa või? Triinu, kuidas tundub? Võiks paar ampsu võtta või? Võtaks paar ampsu. Võtame. Sisse jälle. Õlu sisse või? Elu võimdule sisse. Õlu ka. See oli ka lähedal. Siis on elu võimdule. Jah. Kooki on igasugune kook. Oi, kui on kooke ka veel. Oi. Triinu tõlgib söökisid meile. Seafilee või nugetsid kaasas. Nahitsad ilmselt. Rapp on järgmine. Ja kanarapp, siis lõhkesegu, vorst, teed, suustab, lambajust, varga, pornja. Siis on grilli või kuum vorst. Siis järgmine pealkiri on köögiviljatoidud. Köögiviljatoidud, see on köögiviljatoidud või? Okei. Grillidud. Köögiviljatoidud. Grillidud ka... Siis is good? Grillidud ka peere juust, jõhvikad ja röstsaivi. Ja siis on... Nii, Triinu, ütle nüüd, mis supp mul oli? Hallitanud rukiviljasupp. Või mingi nalli asi. Lõhnab küll midagi päris hästi. Lõhnab või? Rukivilja mingi asi. See on mingi kohalik supp vist. Mingi, mis ta nimi on? Šerk või? Vaata, mis siit tuleb, vaata. Suitsuvorst. Muna, jah. Okei. Päris hea tundub. Jah. See, kui Triinu teda ette luges, siis ta ei tundunudki nii ahvatlev, aga praegu tundub isegi täitsa okei. Nii, Triinu võttis endale nagitsat ja Ims võttis kanaprappi. See prapp näeb nagu täidetud pannkook välja. Aga ma arvan, et see on kõik hea. Hakkame nüüd proovima. Jääd isu meile. No, Triinu, kas kananagitsate puhul on mingi eriline maitse ka või on sama nagu kodus? Erinev, aga ma ei tea, mis asi on erinev. Aga on hea vähemalt ka? Jaa. Okei. No Issi, kuidas sinu see on? Väga mahlakas sees. Keerra korra minu poole näite.
kana ikka paksult. Ossoo. Kasted, tomatid, kurki, salat. Kõik on. Maitseb, jah? Väga hea. Kahvinoog on ebamugav piiris. No. Minu supp on ka väga maitsev. Tuline on lihtsalt, aga tegelikult on väga hea. Nii et söögid olid nämmud. Ma üritan ikkagi siit välja lugeda, mis selle suppi nimi oli. Triinu, vaata, kas on širek või? Kõige esimene. Šurek või? Šurek. Okei. No seda praegu ei saa, ei zoom'i välja. Igatahes väga hea. Tagasi me punase juurde teeme need pool selle 3. Nii, nendele, me ei lähe nendele radadele. Need lähevad kõik sinna. Juba hakkab natukene vihma tibutama. Mis iseenesest ei ole paha ju. Siin me siis sõime. Kuidas toidud maitsesid? Väga maitsev oli, kõht on punnis. Ai, on ikka mõni peale. Ja nüüd see tähendab seda, et me peame hakkama kiiresti käima, siis ei tule mõni peale. Lähme nüüd tagasi, jah. Tuldud seda igavat teed, lähme tagasi, mitte midagi põnevat ei olnud. Ei. Ma ei saa nüüd äikest vaadata. Äikest ei saa vaadata või? Selle äpi pärast ei saa äikest vaadata või? Nii. Ma ei saa värskendada, sest liiga vähe ruumi on. On midagi ära kustatud äikidest. Ja kõik on liiga Kindlasti midagi, mida saad ära kustutada. Nii, kuna see meie tänane rada jäi kuidagi väga lahjaks ja me ei saanud ühte ega teise kohta, kus me tahtsime, siis me võtame selle raja. See näitab, et 55 minutit võiks seda rada läbida. See on nagu väikene ringikene ja siis Halapisana, mida iganes see tähendab. Läheme sinna peale. On ja? Teeme ära, kollane rada. Olgem ausad, sukust rada nagu eile tegime, sellest me täna poleks jõudnud. Täna enam 3. päeva järjest nähtavasti mitte. Sukust, mis eile oli. Jah, seepärast esimene päev me tegime julma raja, aga teine päev oli veel julmem. Et täna ongi hea, et me saime siukse raja, nagu me saime ja nüüd vaatame, mis see kollane rada on. Seepärast kollast värvi ei ole kuskil kirjas, mis raskustase see on. See on üllatuste rada. Ultra väga raske või? Ultra mega raske. Kindlasti vaata, millised onud tulevad. Rõõmsad onud tulid vastu. Ma arvan, et see ei ole ultra mega raske. Aga me pidime minema tiiruga, nad tulid tagasi, nad läksid kuhugi ja tulid täpselt sama tagasi. Nägi, kui nad läksid, nad keerti ringi. Ei, nemad tulid võib-olla teiselt poolt alustasid, teisest otsast. Kuulake, kuidas linnad laulavad, tervitavad meid. Ei, nad ütlevad, et ärge minge, seal saab surma. Ärge sinna küll minge. Mul hakkab jälle pea valutama. Ära jaura. Kuule, veel ei ole rõhk muutunud. Ma ei ähi ju veel. Miks mul siis pea valutab? Oota, siis kui mina hakkan ähkima, vaata, siis on rõhk muutunud. Ma kuulen juba tõesti. Jah. Ja läheme meie mööda teed, ei ole vist veel paarisada meetritki saanud mööda kollast üllatuste rada. Ja läheme. See on tõesti nagu see mingi sõrmuste isanda see kollirada. Kes need olid? Uglungid ja. Ei tohi väänata. Läksime. Uruguay'd tulevad kiiresti. Jah, orgid ootavad. Kuule, siin on päris hirmus. Hoolde kirk. Suur haud. Issand ju. Me peaks vist ära minema, siin on kellegi haud. Lähme. Sorry. Õnneks tulevad veel ühed meiega kaasa. Päriselt või? Jah, õnneks me ei ole ainukesed, tagantpoolt tulevad ka.
natuke hirmus on. Mina ei tahtnud siia tulla, mul oli üldse ilmus. Poole ei pead minema. Ei, seganud peast või? Kuhu poole? Tagasi või? Ei, nagu vaata sinna, kus nemad tulevad. Nemad tuleb meile järgi. Ei, no jah, aga Seal ei olnud midagi, seal oli kaljusein ju. lihtsalt, et nagu siis me terve tiiruga. Ja see läheb niimoodi. Triinu, sul juba kadus mõistus ära või? Ei, lihtsalt, nagu kui me pidime lõpuks minema sinna poole, siis nagu... Või siis see... Natuke tagasi, siis läks uuesti varem. Mul on meil seletada, aga nad ise ütles need ära. Visi toona vaikselt juba. Ja vaata, meie ülemus hakkab kohe noja see. Vett peal on. Kost hakkab tulema. Kosi. Kosi hakkab tulema. Mine. No lähme. Kohe veel alla ei anna. Kui ma sisse lükun, siis jälle ma süüdistan sind. Libedad on nii. Peas, et telefonid terveks jäävad. Oi, näe, siit läheb juba ilusaks ju. Ma panen oma telefoni katti. Ehk siis kui sina kukkud, siis ma süüdistan ikkagi sind. Kui mina kukun, siis ma süüdistan ikka sind. Hakkabki pihta juba, sõrmust isand ämblikud tulevad. Hästi. Igatahes need 2 inimest läksid ära. Nad ei tulnud. Noh, sest et see on mingi... Libe võib olla. Päriselt võib või? Vaatame, siin tundub, et See on liikuv kivi, kus me oleme praegu. See on liikuv kivi. see ongi liikuv kivi siin. Nakuke. Nagu kuidas on, Naims? Juhuu! Väge! Oota, ma lõpetan sinu eest selle. Ma ei lõpeta praegu. Ma läks lõpetan täpselt nagu Mis asja? 16.32. Jah. Oota, ma vaatan siia poole ka. Näita. Oota. See oli lennuk. Ma ütlesingi, et see oli lennuk. Ei ole siin. Ma sa võid praegu kinni panna. Okei, ma panen. No nii. No vaatame. Saime 10 sammu käidud ja Aimar ütles, et läheb jälle ekstreemseks. Oih, vabandust. Aga kuna on juba äikest kuulda ja vihma sajab, siis natukene hirmuäratav on. Äkki tuleb siit mingi suur vesi või? Äkki oleks tulnud ikka enne need rajavärvid nagu selgeks õppida. Kollane on kindlasti see, et eriti ekstreem. Päike.
et kui karu vastu tuleb, siis keerad lihtsalt selja ja vaikselt irdud. ja vaikselt läheb minema. Jah. Toosu. Karu või? Tundub, et rõõmsad. Ütle, et natukene maad on minna veel. Sa oleks võinud küsida, et kas te alustasite teist poolt otsast või tulite lihtsalt tagasi, keerasite otsa ringi. Ongi redel või? Oh! Kus sa siis lähed, Triinu? Kuule, päriselt on redelist või? Jaa, see oli pilgi peal ka redel. Jaa. Ära muretse, me lähme issiga ees, sa tule tagant järgi. Ei. Lähme ikka redelist. Issand jumal, kuulge, üks inimene on siin. Üks inimene on siin. Teate ikka või? On jah? Soovid? Hakkab lõunat tegema just. Kes on teil päkapiiks? Issi, kas ma hoiangi? Emme, palun hoia minu. Roost ja vabast see. Terasest või? Ma hoian sina minulgi. Okei. Issi, Noh, kuule, see on äkki see sama. Kuule, äkki läheb ära otsa ringi või? oota, lähme praegu üles ära vaatame. Ma hoian kinni. Jaa. Hoia kinni. Kas sa midagi kinnitatud ise? Ma panen praegu kinni, vaatame, mis seal näeb pärast. Mis sealpool on? Lähebki mööda ketti või? Ah, ma arvan ka. Lähme siis ka tagasi. Ei. Ei no vaatame natukene, see ei ole raske siit astuda. Hoia mõlemast ketist kinni, ära kiirusta. Rahulikult mine. Hakkad rapsima, siis juhtubki asju. Ja, ma panengi ära nüüd. Hoia lihtsalt kõvasti kinni. Ok. Nii. Ma panen siis ära telefoni. Tšau. Noh, kas ma kuulen ähkimist või? Kas ma kuulen ähkimist või? Jaa. Tahad rahvast tuleb, me peame liikuma. Nii. Sellist rada ei oleks oodanud. Kollane ei ole siis mitte kõige kergem. Et siit me võime nüüd aru saada, et kollane on suht Musta värmine tõenäoliselt. või must. Ja selle teeb veel ekstra ekstreemseks see, et äikest lööb. Kohe hakkab sadama ka nähtavasti. Nii.
tervitused Martinile ja Marile ja Ronnile. Triinu on juba üleval. Triinu on juba üleval, oota. Ma olen veel minna siit. Nii. Ja. Saame hakkama. Nii, see Piret tuleb kuskilt sealt alt siis. Vääre. Noh, kuidas on siis? Ma peaks ütlema, et hirmus on. Nii. Ja nüüd on siin on siis koobas. Kus me täna magame? Jah, võib-olla. Ja siis tuleb siit üles minna sinna puude juurde lõppu välja. Nii, Triinu hakkab minema. Let's go. Ettevaatlikult. Väikselt kiirest ole. Aha, kõva mürin, kõva mürin. Kõmiseb, kõmiseb. Hoia ikka ketist ka kinni. Ära kiirusta. Noh, kas ma kuulen ähkimist või? Kas ma kuulen ähkimist või? Tagant rahvast tuleb, me peame liikuma. Triinu. Räägime, nüüd on õige hetk rääkida oma tunnetest. Meie selja tagant tuleb veel üks seltskond, kes selle hullu teekonna ette võttis. Aga Triinu hoolimata sellest, et mürist ja päikest lööb, kohe hakkab megapadukas. Kas see... Siiski on kõik hästi. Kokata. Ja siit võib minna koopasse, ma ei tea, mis selle koopa nimi on. Aga keegi siit igatahes tuleb. Ma arvan, need, kes selja tagant tulid, need ei tulegi siit mäe pealt, vaid nad tulevad koopast seest. Ja, hääl on kuulda. Just, just. Ja see ongi see muda ja ketid. See, mis me lugesime sellest koopa iseloomustusest. See oli hoopis teisel pool ju. Vahet pole. Me ei tea, mis koobas see on. Nii, aga praegu me lähme sinna poole. Natukeseks ajaks on ketid, ilma kettideta tähendab rada. Vaatame, mis saab edasi. Nii, siit tulevad inimesed nüüd koopast. Ei ole midagi ju võimatut. Näed, täitsa tavalised inimesed ilma kiivrita, ilma kaitsmeteta tulevad. Väga hea. Okei, lähme. Müristab täiega. Parajad paugud käivad. Aga praegu nagu raske selles rõhu mõttes ei ole. Praegu on täitsa mõnus, et minna. Ja lihtsalt põhiline mure on see, et sa ei libastuks, ei komistaks. Et sa tähelepanu ei hajutaks kuskil ära. Triinu vaeseke kardab ja äikest nii kohutavalt. Mida kõik lapsevanemad sunnivad last tegema. Peaasi, et ise saaks teha seda, mida tahad. Vihmaga oleks siin keeruline vist. Peaasi, et enne vihma õige tee peale saame, tavalise tee peale.
siin on ikka väga libe, kui vihm hakkab tulema. Karvu ei olegi. Juurikad on korralikud. Siia komistada ei tohi. Ei taha siin praegu midagi ära sõnuma hakata, aga kui sellise koha peal peaks midagi juhtuma suga, jalaluu või midagi muud, kuidas see päästa siia pääseb nii kiiresti? Helikopteriga kindlasti mitte. Noh, need on juba eest läinud. Jah, ei tea, kas ei ole õpetatud nagu koolis või vanemad ei ole õpetanud, et äikesega puude all ei tohi nagu käia, eks ju. Aga mis meie teeme? Siuksed kärrakad käivad, siukesed tugevad äikesepuhangud. Meie rahulikult siin jalutame. Me pole ainukesed. Meie ees on veel inimesi, kes on eluga selle läbinud. Aga me ei tea, kas meil on veel mingeid raskuseid ees või ei ole. Eks paistab. Vau, kui ilusa vaate me saame. Mega. Peab siit langenniku pealt ära minema, muidu saab päikesega võhta. Kähku siit minema. Raudselt see äike vaatab praegu, kes see siin tormab. Teeme sellele 1-0 ära. Näh, märgistus kivi peal. Oi, kui ilus! Nii ilus. Oota, Triinu, ära mine. Oota. Ma pean seda näitama lihtsalt. See on lihtsalt uskumatu, millised maastikuvormid on. Sealt tulevad need, kes Koopast tulid, tulevad meile järgi. Mida ilu. Triinu tahab ainult alla saada. Kähku. Äikest lööb. Meil tuli muidugi mingisugune varning ka siia, mingi hoiatus, aga ma ei saa seda praegu vaadata, sellepärast et ma ju filmin praegu. Mul jääb filmimine siis poolikuks. Ei saa niimoodi. Pärast vaatame, mis varning oli. Ega siin muuta ei saa enam midagi. 3 rajal, siis see tuleb läbida. Et kas me teame sellest varningust midagi või ei tea. Kui siin peaks praegu vihma tulema, siis siin oleks mega libe, me laseksime tagumiku pealset alla lihtsalt. Tuli juba teine hoiatus. Aga ei saa ju lugeda. Lähme lihtsalt kiiremini. Lisame samme. Peasid mingi vesi ei hakka ülevalt siit ojana alla tulema. Vaata, kus saab kiiresti raja ära läbida. Kui Triinu läheb kõige ees ja natukene lasta tal mürinat, siis on kindel värk, et esimesena jõuab finišisse Triinu.
ta on juba eest läinud. muidu ta kootas mind järgi kogu aeg, aga nüüd ta enam ei oota. tal on ainult üks siht silma ees. saaks siit ohtlikult rajalt ära. uskumatu, aga me jõudsimegi kohale või? Olemegi tavalise selle raja peal tagasi. selle igava pühamüristus. ainult üks põnev koht oligi. see, kus me kettide otsas ronisime ja need alguse koopad. aga ma ütleks, et see oli väga hea väljakutse. See oli väga lahe. nii, ja raja lõpus on selline märk. Ja see on see, mis ma alguses filmisin. Ütlesin, et just oleks tahtnud seda rada minna. Aga näed, inimese kõnnikeelumärk on ees. Nüüd me teame, miks. See rada on ainult ühtepidi läbitav. Triinu, ütle mulle, kuidas meeldis? Aga sa jäid ellu, me kõik jäime ellu. Vaata, kui ekstreemne see oli. Vahepeal meeldi jäävad ikka midagi ka. Jah, sa mõtle nüüd, kui sa Tenellega kokku saad, kus sa saad rääkida, mis õudus oli. Ja lisaks sellele veel oli äike. Ei saanud midagi, valus ära sinna. Läks sinna meie kodu poole. Ei näe, et kellelgi oleks väga vihmariided kott punnis. Ega meil ka kott punnis pole. Nii, me lõpetame siis ära. Tänane päev oli, algus oli nagu niisugune üksluine. Aga see lõpp oli äge, see kollane rada oli ikka vägev. Triinu praegu küll natukene mossitab, aga tegelikult talle meeldis. Ta pärast ütleb, et nii änksa me selle ära tegime. Ja siis... Ei ootas väikest, ta on see praegu on. Ootas ära aus. Et saab seda väikest katsuda. Ja. Triinu vaesikene jah, äike on nõudnud. Aga me saime aru, et kollane rada, mida tähendab kollane rada? See tähendab seda, et kui must rada on üleni must, ehk siis üleni raske, siis kollane rada on see, et sul lihtsalt viskab selle põneva raja peale väikeseid vimkasid, siis näiteks nagu see koopad, mis seal olid natukene hirmsad, siis see päris koobas, kus sa said kettidega ennast läbi tähendab kettide toel ennast läbi ronida sealt koopast. Ja siis kaljunuki pealt said ka ronida kettidega. Et kollane rada siis tähendab seda vist, et see on natuke ekstreemsus sisse visatud tavalisele toredale rajale. Aga see äike oli meil tellitud sinna juurde. Aga me siis lõpetame. Rohkem pole midagi kuvada.